Vabaduse väljak pidulikus õhtus ja Vabaduse väljak oma edaspidises argipäevases tegevuses. Mõlemal puhul on selle funktsionaalsus, mitmekülgne kasutamisvõimalus end juba tõestada saanud. Pealinna esindusväljaku teine argipäev pärast pidu. Laupäeval mängiti siin igal tasandil ja tasemel tänavakorvpalli. See oli Eesti meistrivõistluste tänavakorvpalli käesoleva aasta finaal, aga mitte ainult. Mittetulundusühing Noortesport oli siin suursündmuse eestvedajaks. Ega ei mäleta küll, et siin Vabaduse väljakul oleks kunagi korvpalli mängitud ja veel niisugust suurt korvpalli nagu täna. No niisugust korvpalli pole küll mängitud ja sellist pole mängitud vist terve Eesti ajaloo jooksul, sellepärast et Eestis on esimest korda kohal selle ala maailmameistrid Leedust, lisaks veel Läti võistkond, Tšehhi võistkond, Venemaa võistkond, Soomest tulemas siia tiime, nii et Eesti meistrivõistluste finaaliga on küll tegemist, aga väga rahvusvahelise tasemega ja väga kõrged mängud tulevad täna siin, kõrged lennud ja ka väga põnevad mängud terve selle Vabaduse väljakul tänase ilusa päikesele päeva jooksul. No MTÜ Noortesport, et kuidas teie saite üldse nii kaugele, et tungida korvpalliga siia Vabaduse väljakule pealegi veel 2 päeva pärast avamist siin niisugune spordipidu lahti lüüa? No eks see tänu Tallinna linnavalitsusel on, et selline asi võimalikuks sai, aga tuleb ka tunnistada, et Vabaduse väljak on nüüd just selliseks ürituseks väga sobilik ja kindlasti see üritus ei jää siin ainsaks. MTÜ Noortesport on korraldanud tänavakorvpalli meistrivõistlus juba 4 aastat ja me käime erinevates linnades, proovime olla linnakeskustes, käime isegi Pärnu rannas suvel korvpalli mängimas otse liiva sees, aga tuleb tunnistada, et Vabaduse väljak on kõige mugavam koht nii mängimiseks, sest on hea pinnas siin ja ka vaatamiseks, sellepärast et kõrgetelt äärtelt, nagu näete, sinna juba koguneb rahvast ja me oleme pannud siia ka tribüüni, et see on väga mugav ka vaatajatele. Kuid eile siis pühapäeva õhtul esilinastus siinsamas trepistiku kohale seatud ekraanidel film, mis kajastas Tondipoiste mälestusmärgi taasavamist. Aga näiteks järgmisel laupäeval, 29. augustil, toimub Vabaduse väljakul juba MTÜ Elamussport poolt korraldatav ekstreemspordivõistlus. Läinud laupäeval aga polnud paljud väljaku külastajad veel uuest platsist ja selle alusest täit ülevaadet jõudnud saada, kuid muljeid sai sellegi poolest küsitud. Mida te uue väljaku kohta ütlete? Alles jõudsime, aga päris kena on. Väga kena, jah. Avamisele ei käinud ju siis järelikult? Vaatasime televiisorist, et ei hakanud väikse lapsega tulema. Igal juhul teile tundub ka nii, et nüüd on väljak inimeste jaoks, mitte autode jaoks. Just, et see oligi nagu kõige olulisem selle väljaku üles, et mis meile meeldis, et läks maksma, kui palju raha läks, aga ikkagi, et on mõnus selline koht, kus saab nagu käia ja kuhu saab oma välismaiseid külalisi tuua võib-olla. Ilma häbenemata. Just. Kas te olete saanud Vabaduse väljakule tiiru peale teha? No pool alles. No mida ütlete? No vinge värk. Ei kujutanud ette, et see asi nii kujuneb. Kogu aeg olid aiad ümber ja töö käis pikalt ja... Ma käisin isegi kontrollimas aeg-ajalt ka. Jah, aga see, et tööd kaua läksid, see tähendab nüüd ka, et on rohkem vaadata ka Vabaduse väljaku all. On ikka kaunikest ja nüüd ma lähen sinna alla ka. Ma ei ole veel jõudnud. Aga näete, kuidas väljak elama on läinud? Oi, sa hämmastav. Kui ei käiks, ei usuks.